Täna algas veteranipäev Paldiski sõjaväelinnakus, kus Afganistanist Camp Bastionist toodud mälestusmärgi juures meenutati välisoperatsioonidel langenud kaitseväelasi. Mälestustseremoonial võtsid sõna Riigikogu esimees Eiki Nestor, Eesti reservohvitseride kogu esimees kapten Andre Lilleleht ning esimese jalaväebrigaadi kaplan kapten Arvo Orav ja ülem kolonelleitnant Aron Kalmus. 12 sõdurivannet, mis lõpeb sõnadega kaitsta Eesti Vabariiki ja tema põhiseaduslikku korda, olles valmis selleks vajadusel ohverdama oma elu. Need 12 meest on ohverdanud ja andnud kõrgima panuse, mida üks sõdur oma teenistus anda saab. Kaitseministri ja teiste kaitseväelaste seas võtsid tseremooniast osa ka peatselt ÜRO rahuvalvemissioonile Liibanoni siirduvad Scouts-pataljoni sõdurid. Pärast tseremooniat suunduti Paldiski linnaku õppehoonesse, kus süüdati küünal langenutele pühendatud mälestusseina juures. Paldiskis avatud mälestusmärgi rist ja plaat langenute nimedega toodi Afganistanist Helmandi provintsist, kus vabariigi president Toomas Hendrik Ilves selle 2010. aasta oktoobris avas. Taas avatud mälestusmärgil on kantud kõikide välisoperatsioonidel langenud kaitseväelaste nimed. Veteranipäev jätkus jumalateenistusega Tori Püha Jüri kirikus. Teenistusel pidasid kõned kaitseminister Sven Mikser, kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Taavi Laanepere ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Meie langenud sõjamehed, vabadusvõitlejad ja veteranid on oma vapruse ja kaastundega eeskujuks ka tänastes võitlustes. Hoidkem nende mälestust. Aamen. Peapiiskop Viilma süütas langenud kaitseväelastele jüripäeva mälestustule, mida viidi veteranide haudadele ja mälestuspaikadele. Veteran on meie seas pea 3000. Veteranipäeva tähistatakse 3. korda ja selle põhiürituseks on veterani rock, mis toimub Vabaduse väljakul.